Tere, mina olen Ats. Kui te otsite teenust, millega märgatavalt säästa enda ja ka oma töötajate aega tšekkide, arvete ja e-arvete digiteerimisega, siis olete jõudnud õigesse kohta. Selles videos ma räägin, kuidas kasutada Costpocketi äppi ja teenuseid ettevõtte omanikele ja ka teistele ettevõtete administraatoritele. Et see video on 3. meie väiksest triloogiast, kus esimene video on mõeldud raamatupidamisbüroodele ja raamatupidajatele, et seal on selgitatud, kuidas protsess töötab nendele. Ja teine video on mõeldud ettevõtete tavakasutajatele, et kuidas tavaliselt töötajad saavad dokumente digiteerida ja ettevõttega liituda ja kõike muud. Et kui te otsite neid 2 videot või soovite ka neid vaadata või jagada, siis need on siin sama video all täiesti olemas. Aga siin videos ma täpsemalt räägin terve protsessi läbi, et kuidas registreerida ettevõtet, kuidas registreerida kasutajat endale, siis, ja kuidas üldse hallata ettevõtte seadeid, et valida tasulist paketti, lisada kasutajaid ja muud erinevaid seadeid sinna alla kuuluvad näiteks kohandatud kululiigid ja ka kõik muud lülitid. Ja kuidas teha liidestust ning lühidalt näitan ka, kuidas esitada dokumente ja aruandeid. Aga nendele on samuti täpsustavad videod siin all juba olemas, et nendest videotest näete, kuidas täpsemalt dokumente ja aruandeid digiteerida. Niisiis. Äpp on meil ligipääsetav kas siis telefonis, kus te saate ta alla laadida, või siis ka arvutis siuksel aadressil nagu app.costpocket.com. Et see on täpselt sama äpp, lihtsalt saab ka arvutis ligi. Ja kui esimest korda äppi avata, siis ta alguses küsib meil siin keelt. Ja siis saab juba panna oma e-maili aadressi. Mina võtan siin ühe suvalise. Ehk siis see e-maili aadress on see, millega te hakkate Costpocketit kasutama, mis läheb administraatoriks ja millega saate kõike teha. Ja sellega saab registreerida kas Google'i, Microsofti või parooliga. Mina panen parooli. Ja algul ta lihtsalt küsib, et kinnitaks oma konto. Nii. Ja siis tuleb just panna eesnimi ja minul valida parool. Nii. Ja peale seda peakski olema kasutaja tegemine tehtud. Et nüüd mul on e-mailiga kasutaja registreeritud, nüüd ma saan alustada ettevõtete registreerimist. Ja alguses ta küsibki mul, et kas ma tahan registreerida endale ettevõtte või siis liituda ettevõttega. Aga meie tahame hetkel registreerida uue ettevõtte. Siis pean valima riigi, nime panema. Et kui te uue ettevõtte teete, siis siia ei tulegi mingit valikut, et peabki olema, et lisa test või mis iganes ettevõtte teil on. Nii natuke andmeid tuleb panna. Ja saab ka panna käibemaksukohustuseks kohe. Arvesaja e-post, ehk siis see e-post, kuhu tuleb Costpocketi arve. Ja hiljem, kui te rohkem ettevõtteid endale registreerite, siis saab panna ka ühe ettevõtte arve saajaks teise ettevõtte. Ehk siis kui te tahate koondarvet ühele näiteks, kui on kas või raamatupidamisbüroo, et tahate talle koondarvet, siis saate ka seda sätestada. Aga seda ma näitan hetke pärast. Nii, edasi. Ja nüüd mul ongi ettevõtte registreeritud. Ja nüüd tegelikult võtan endale siin teise ettevõtte. Sellel ettevõttel on mul liidestus olemas ja nüüd ongi tegelikult õige aeg, kus te saate liidestuse alguses teha. Ehk siis kas siis, kui te saate raamatupidamist tarkvara ise ligi, siis saate liidestuse teha niimoodi, sealt alt on liidestus olemas ja siin on terve jada neid liidestusi ja kui te midagi lahti võtate, siis seal on ka õpetus olemas, et kuidas seda liidestust teha. Aga kui teil tarkvara haldab raamatupidaja, siis nüüd ongi õige aeg öelda raamatupidajale, et kuule, tee liidestus ära.
Ja enne ma soovitan lugeda ka, et kui te teate, mis tarkvara teie raamatupidajal on, siis lugege, et kuidas seda lihtsust teha, et kas seda peab üldse raamatupidaja tegema. Nii, aga mul on siin lillestus küljes, nii et kõik on väga hästi, saangi hakata kasutama. Ja alustuseks ma näitan ära ka paketi valiku. Mul on hetkel siin robotdigiteerimisega pakett, ehk siis paketti saab valida hinnastamise alt. Ehk siis hinnastamine ja mul on kuldpakett, ehk siis robotdigiteerimisega. Ma näitan alguses selle ära ja siis näitan ka pärast inimdigiteerimist. Nii, robotdigiteerimisega dokumendi esitamine on täiesti tavaline. Võtan hetkel siin ühe suvalise dokumendi. Ja nüüd peale pildistamist või dokumendi valimist küsib mul mõned täpsustavad küsimused. Aga neid küsimusi on võimalik ka välja lülitada ja sellest ma räägin ka natuke hiljem ja näitan seadete all, et kus see võimalik on. Ehk siis hüvitamine alguses, siis kululiik ja kommentaari siin ka panna. Ja valida, kas ta läheb aruandesse või mitte. Ja nüüd äpp küsib mult, et ma kontrolliks andmed üle. Mul tundub, et robot on ilusti kõik andmed leidnud ja nüüd, kui ma salvesta vajutan, siis ta saadabki selle raamatupidamisse. Ehk siis minu raamatupidaja sai selle kätte või siis see jõudis minu tarkvarasse. Ja sellega ongi praktiliselt esitamine tehtud. Ma näitan ka, et kuidas e-mailiga arveid sisse saata. Siit leiab selle aadressi, kui tuleb arvet saata. Kui ma siia peale vajutan, siis ta kopeerib mulle selle aadressi. Ja see koosneb siis eesnimi ja ettevõtte nimi. Ja selle sama aadressi leiab ka seadete alt. Ja mis sellega teha tuleb, ongi, et mul on siin üks arve. Tuleb lihtsalt panna forward, ehk siis edasta ja siis kopeerida see e-maili aadress. Ja kui ma tahan sellele arvele panna kaasa kommentaari, siis tuleb see panna selle e-maili päisesse. Ehk siis praegu ma läheks kommentaariks see, mis siin on, aga ma saan seda ka muuta. Ja kui ma lihtsalt panen edasta, siis ta peakski minuti jooksul jõudma Ghostpocketisse. Ja siis ma saan seda juba siin näha, et tuleb saadetud raamatupidamisse. Aga ma näitan ka ära vahepeal aruanded, et aruannete esitamine, et aruandeid ja üksikud dokumente saab tegelikult sisse lülitada, samuti seadete alt, ma seda näitan kohe. Aruandeid on meil 3 tükki, hetkel sõidupäevik, kuluaruanne ja lähetusaruanne. Et ma näitan lähetusaruannet kohe, siin ma saan valida, paneme mõne teise riigi, saan panna lähetuse alguse, lõppu, eesmärgi, kõik muu ja siis on meil olemas ka päevarahade kalkulaator. Ehk siis kui ma panen siia mingi päevaraha sisse, siis ta kalkuleerib vastavalt selle lähetuse pikkusele minu terve päevaraha ja see läheb ka tarkvarasse kaasa. Ja seadete alt on võimalik muuta ka seda piirmäära. Ning sõidupäevik saab panna lihtsalt siia sõidud. Ma näitan siis kuluaruannet ka. Kuluaruandes saab lihtsalt panna nime ja siis ongi tehtud. Ja siia samma saab hakata lihtsalt lisama dokumente. Ma panen siin kiiresti dokumendi ära. Ja nüüd mul ongi aruanne koos ühe dokumendiga. Ja aruannet saab dokumente panna nii kaua kui tahate, et ei pea kohe kõiki dokumente ära panema, võite kas või terve kuu jooksul näiteks panna dokumente ja siis alles kuu lõpus selle ära esitada. Et see aruanne läheb raamatupidamisse alt siis, kui te vajutate esita aruanne. Nii. Vaatan, kas e-mailil saadetud dokument on jõudnud. Jah, täitsa olemas. Ja siin on märgi ka, et saadetud e-mailiga. Ja täiesti ilusti on saadetud raamatupidamisega küljes. Ja ma näitan nüüd kiiresti ära robot inimdigiteerimise, praegu oli robotdigiteerimine. Ja siis hinnastamise alt saan vahetada siit paketti. Inimdigiteerimine on plaatina ja tšekipõhistel hinnastamistel. Et, ja nende hinnastamisega on ka niimoodi, et esimesed 2 on kasutajapõhised, ehk siis maksate selle eest, et kui palju kasutajad teil on ja siis siin on vastavalt, et mitu dokumenti iga kasutajaga kaasneb. Tšekipõhine on mõeldud pigem nendele, et kas kellel on vähe dokumente või siis kellel on palju kasutajaid
aga iga kasutaja kohta on ainult mõni dokument. Ehk siis teil ei ole mõtet valida seda kasutajapõhist. Võtan praegu tšeki põhise ja näitan ära, kuidas sellega esitamine toimub. Nii. Ma ei hakka praegu küsimustele vastama, panen lihtsalt salvestaja lahku. Nii, ja nüüd te näete, et ta ei läinud staatusesse saadetud raamatupidamisse, vaid kuludokument on digiteerimisel. See tähendab seda, et inimdigiteerimisega vaatab selle dokumendi üle meiepoolne inimene. Ehk siis Costpocketi inimene vaatab kõik selle info sealt dokumendi pealt üle, kas kõik on korrektne, kui ei ole, siis muudab. Et seda kasutatakse peamiselt siis, kui lihtsalt inimene või töötaja ei viitsi ise seda dokumenti üle vaadata. Ja kui meiepoolne inimene on selle üle vaadanud, siis see dokument läheb automaatselt raamatupidamisse. Ehk siis te ei pea muretsema, et te peate selle ise saatma, vaid kui ta on sellel staatusel, siis ta pärast läheb ise edasi. Nii, ja sellega ma usun, et digiteerimise pool saigi läbi meil. Ma näitan siis seaded ära ja siis vaatame sealt edasi. Siin vasakul pool näete ettevõtete jada, et millest te olete kasutaja. Ehk siis siit saate lihtsalt ettevõtete vahel vahetada ja kõige tähtsam, mis on vaja milles on vaja kindel olla, on see, et siin üleval vasakul ettevõtte nimi on alati õige. Ehk siis te ei hakkaks ühe ettevõtte dokumente esitama teistele ettevõtetele. Aga tavaliselt neid ettevõtteid siin palju ei ole. Nii, seadete all esiteks on meil siin ettevõtte andmed, et siit me saame muuta kas siis mis iganes andmeid me alguses panime, käibemaksu kohustlast, ja siis saame ka arvesaajat muuta. Eks nagu ma enne rääkisin, saab ka koondarvet teha ühele ettevõttele mitme ettevõtte eest. Ja siin ongi siuke linnuke, et millega saab seda teha. Ja selleks peate teie olema mõlemas ettevõttes kasutaja. Eks muidu ei saa seda koondarvet sätestada. Nii. Siis on liidestus olemas, seda me vaatasime, kasutajad. Kuidas registreerida kasutajaid. Ja seda saabki teha siit samast, lihtsalt panete lisakasutaja, tema emaili aadressi ja siis kui tahate ka saab administraatoriks panna. Ja sellega on ka niimoodi, et tegelikult on kasutajatel võimalik ka ise liituda, et siis sealt samast, kust saab ettevõtet registreerida, saab uuesti ka liitorganisatsiooniga panna ja siis liituda mõne ettevõttega. Eks kasutajad on olemas, hinnastamist me vaatasime, e-arved. Et Costpocketiga saab võtta vastu ka e-arveid ja see on parima hinna eest turul. Ehk siis 1 euro on 100 e-arvet kuus. Ja selle jaoks peab kõigepealt siin aktiveerima ja siis ettevõtte juhatuse liige peab selle RIKis kinnitama. Ja siis saategi Costpocketiga e-arveid vastu võtta. Ja siis siin on posu täpsemaid seadeid. Esimene ongi see, millest ma juba enne ka rääkisin, on haldadokumendi esitamise sätteid. Siit saab muuta neid küsimusi, mida esitatakse kasutajale peale kas siis pildi tegemist. Ehk siis saab neid kululiike ja asju ära võtta või siis panna peale koguni Express režiimi, millega võetakse kõik küsimused ära ja saabki lihtsalt pildistada. Ja samamoodi saab hallata kululiike. Ehk siis muuta neid kululiike, mis äpp küsib. Minul on siin pandud mingid suvalised. Teie saate panna vastavalt ettevõtte kas siis eeskirjadele. Nii, teiseks on siin olemas luba kasutajatel liituda ettevõttega. Sellest ma ka rääkisin, et saab kas keelata neile automaatselt ise liituda või siis saab lasta. Tavaliselt on see peal, et siis töötajad saavad ise soovi korral liituda ja hakata digiteerima. Ja iga liitumisega te saate ka admin saab e-maili teavituse. See on automaatne dokumentide edastamine. See on just e-mailil saadetud dokumentidele. Et kui te saadate e-mailiga sisse dokumendi, siis kui see on väljas, siis see dokument tuleb toppama ja siis te peate selle ise edasi saatma. Et see on selleks mõeldud, et kui te tahate näiteks andmed üle vaadata või siis panna kululiigi külge.
siis aruannete esitamine ja samamoodi üksikute dokumentide saatmine, et kui te tahate ainult aruandeid või ainult üksikuid dokumente, siis siit on võimalik seda muuta. Ja lähetusaruannete sealt all on võimalik panna päevarahade piirmäära. Ja kuna Eesti seaduses on 50 see päevarahade piirmäär, siis üle 50 ei saa panna. Ja viimased seaded ongi, et luba üksikute dokumentide, seda vaatasime, siis kasutaja nime ei edastata programmi ja eemalda välismaa dokumente käimaks. Et see sõltub ka lihtsalt sellest, et kuidas teie tahate kasutada. Et seda kasutaja nime ei edastata programmi kasutatakse siis, kui üks kasutaja esitab näiteks teiste kasutajate dokumente, et siis ei läheks see nimi kaasa. Ja digiteeri arveread, et arveridade digiteerimine on meil eraldi teenusena, 2 senti arverida ja seda saab kasutada tükipõhise hinnastamisega. Ja ma usun, et sellega siit ongi kõik ja neid ettevõtte seadeid ja andmeid saavad muuta ainult ettevõtte administraatorid. Et see on ka tähtis, et tavakasutajad neid muuta ei saa. Ja lõpetuseks ma näitaks ära meie pilvekeskkonna, et cloud.ghostbucket.com on siuke keskkond, kus ettevõtte administraator näeb kõigi kasutajate dokumente. Et äpist näeb iga kasutaja vaid enda esitatud dokumente, ehk siis teiste omi ei näe. Aga siit cloud.ghostbucket.comist näeb admin kõikide kasutajate dokumente. Ja siit saate neid kas kõik korraga valida, üksikuid valida, lisada aruannetesse, teha uusi aruandeid, eksportida või siis edastada uuesti raamatupidamisse või isegi laadida alla. Ja see ongi kasulik selleks, et hallata ettevõtte kõiki dokumente. Siin saate ilusa ülevaate. Dokumente saate sorteerida kasutajapõhiselt, staatuse põhiselt ja siis valida ka perioodi. Ja kui te tahate näiteks mingi kindla perioodi välja võtad kõikidest dokumentidest, siis saate ka siit seda alla laadida. Ja ilusti on ka aruanded olemas. Et jah, cloud.ghostbucket.com, see on peamiselt kasutamiseks lihtsalt adminitele, et adminid näevad kõiki dokumente. Ja ma usun, et sellega ongi meie väike demokene lõppenud, et kindlasti saate ise uurida neid seadeid ja muuta endale kõik enda ettevõttele sobivaks. Ja ega midagi kui head kasutamist.